Korneti Läti Vabariik ja oleme valmis siis alustama koos toetusmeeskonna ja teejuhiga teekonda Ähijärvele. Seal on esimene torn, sinna lähme. Suusameestel on kohe esimese mäe otsast väike maasikas. Raja esimestel kilomeetritel on päris palju takistusi. Aga on ka valvur. Mis on siis esimesed muljed? Vaikus. Nojah, algus on raske. Iga algus on raske, nagu öeldakse. Aga siis läheb paremaks. Lõpuks hakkab meeldima. Olen laskunud Paganamaa ürgorgudesse või orgu. Ja Eesti paistab. Sveiki. Welcome to Estonia. Piir jookseb siit. Sest rada ette keegi meil ei aja. Liider peab seda tegema. Oleme tõusmas Paganamaa torni. See on nüüd esimene tõus, kus saab Tiitbek paaris tõugetega üles sõita. Metsad ja mäed ümber ringi. 10 kilomeetrit rajast on umbes läbitud nüüd. Ja oleme endiselt Paganamaa siin orus. Ja rajad on siin keerutavad üles-alla. Jäänud on 86 kilomeetrit. Jõudsime lagedamale osale orust. Nüüd oleme jõudnud lagendikele ja 20 kilomeetrit on täis ja kohe jõuame filmi Vargamäele. Siin on siis üles võetud kuulus Tõde ja õigus film. Ja see on väga sümboolne ka sellel rajal, et kindlasti nagu te tunnete ennast nagu Andres, et olete võtnud mingi suure asja ette, jõudnud juba kahetseda seda kindlasti, et see on nii raske see töö ja mingit tulu ei too. Okei, ilusad vaateid on ja helgeid hetki ka mõningaid, aga enamasti ikka raske töö. Aga lõpuks ikkagi sa teed seda ja siis ootad, et tuleb see armastus ja tegelikult võib lubada, et armastus ka tuleb lõpus ikka. Ja sinised on Vearu hooned. Siin on siis sauna. Tored ja nüüd lähme mäele. Ja siin punktis on siis võimalik saada ka ajastutruud teed nõgestega võib-olla. Ja siis jätkame teed. Ja tee jätkub. Mõnusas astutuules talvel tuisu ilmas. Nüüd oleme huvitavas asulas. Mis need olid siin, mingid varstud või midagi sellist? Või vast see on täitsa äge koht. Ilus. Läheneme lõunatipule. Siin on sellised sirged laiemad metsateed, kus saab nautida üksildust ja monotoonsust. Et siia lõunatippu jõuda tuli väga pikka porist monotoonset sihti mööda tulla ja see on ka katsumus siin talvel kindlasti, aga
aga nüüd me lõunatipus oleme. Siin on majake, siin on piiripunkt. Ja noh, ei saa nüüd öelda, et siin ülemäära mingit suurt ilu oleks, aga ilu on detailides. Et siin lõunatipu eriülesanne on kõigil katsuda seda piiriposti number 173. Selleks tuleb ületada kraav. Pärast lõunatippu saab liikuda Peetrimäe kaldal kenal metsateel ja siis läheb uuesti suurematele, laiematele teedele. Luiged läinud lumi taga. +4. Kuutsi poole kollane maja läheb kollasest majast mööda ja siis ongi jäänud val kilt 2 kesklaagrisse. Ja olemegi jõudnud kesklaagrisse. Täna on küll värav kinni, aga siin Mõniste talurahva muuseum, kus asub tarvitajate ühisuse muuseum kauplus ja soeruum ja kemmerg. Pärast kesklaagrit tuleb natukene jälle kruusateed ja siis on üks väga pikk kauni männiku vahel kulgev metsatee. Kui palju siin lund saab olema, ei tea. Võimalik, et palju. Must jõgi, mis läheb siis, ühineb Kaujaga ehk Koivaga varsti ja seal paistab juba ka vaatetorn nii Tellingumäe otsas. Siin saab süüa. Tellingumäe lükkeplats ja vaatetorn, kuhu tuleb otsa ronida. Tellingumäe vaatetorn ja see on üks ilusama vaatega vaatetorne Eestis, kus ma käinud. Väga avar vaade on siit Mustjõe luhale ja ees ootavatele radadele. Ja ongi saabunud pimedus. Nüüd me oleme siis Taheva metsades. Siin on nii männikut kui segametsa ja üldiselt on suht tasane ja no, sõltuvalt lumeoludest kas siis kerge või raske, ilma lumeta kerge. Ja matkatee on toonud meid nüüd Alumati järve äärde. Pime. Siin on loodetavasti ootamas vabatahtlik sooja teega. Ja siin on väike varjuolune, kus on lubatud isegi ööbida lavats. No, et oleme mõistlikud. 24 kilti lõpuni või 25. Ja nüüd olemegi jõudnud siis lõpuks Karula rahvusparki. Nüüd kohe maastik natukene muutus ja on selline metsikum ja lahedam. Et vahepeal lõigud, pikad teelõigud, mis olid männikute vahel, seal olid päris üksluised. Aga talvel muidugi on see pilt natuke teistsugune. Aga Karula on lahe.
Vanakuri on ka rajatöödel ennast ilmutanud. Kui Tellingumäelt laskudes läks ratas vastu trepis olevat mingit naela, käis pauk taga, kumm läks katki. Siis tasin endale uue ratta tuua ja sellel läks nüüd 17 kilti enne lõppu kett, mille parandamiseks mul muidugi midagi ei ole. Aga see lõpp on suhteliselt kerge, sest kruusakat mööda. Aga nüüd ikkagi paar metsalõiku ka ja siin on täitsa Vanakuri ise möllanud. Nii et läheb. Finish. Aega läks tervelt 9,5 tundi mul rattaga. Noh, olid need eksessid, et vahepeal läks ratas katki, siis pidin pool tundi või tund aega ootama, et sõber tõi uue ratta, et track ei katkeks ja siis ja lõpus läks veel kett, et oleks rattaga sõita saanud, oleks saanud võib-olla jah, veel tunnika kiiremini, nii et aga seiklust oli ja arvan, et on lahe üksildane kant. Ja kui on Vanakuri vallutatud, siis saab